ja lõpuks võtab EÜS-i poolt sõna Andrus Ers, and finally we will have a word from the Estonian University Students Association representative Andrus Ers. On behalf of the USA chapter of AOS and all of our fraternity brothers across the globe, we're saddened by the loss of our brother Thomas, and we collectively would like to extend our condolences to the Butler family. He was a cherished member of our fraternity, well respected for his intellect, his life's achievements, his positive outlook on life, and more than anything else, for me, his sense of humor is preferred. No matter if you were talking to him one-on-one or in a group setting, that always seemed to kind of shine through. So, Thomas, we're going to miss you. We're not going to forget you. And at our next Minute, we will drink our blessings. Hope hours. One more. Me mälestame täna oma õpetajat Toomas Vaga, kogu Lehtri Eesti kogukonna poolt nii meie juhatuse, Eesti kooli kui ka seendurite poolt. Tema kaotus teeb meile kõigile valu. Täname abi eest meie seltsi tegevuses, alati nii abivalmis ja vastu tulevad. Iga vesti jääb meile mällu tema soe ja südamlik määratus. Oleme Toomase õnnistava käe üles kasvanud. Oleme väga tänulikud tema palvetele meie eest, usutundide eest, mida ta andis meie kooli lastele, emadepäeva õnnistuste eest, südamesse jõuluvähu toomise eest ja meie armsa Eestimaa iseseisvaks jäämise palletamise eest ja vabadusvõitlejate mälestamise eest. Sa jääd meie südamete valgustajaks, kuniks kohtume taas. Kaastunne Aivile perega, tudjatele ning meile kõigile. Puhka rahus, kallis õpetaja, oled jõudnud oma taevaisa juurde. Sügavas leinas jääme igatsema siin Leikuli Eesti kogukond. And as we've heard several times, when my dad came, when our father came to the United States the first time, they came to Seabrook, and to all Estonians, Seabrook is near and dear to their hearts. It is their home, so I think it's fitting that we finish with a close or a word from our Seabrook congregation. We thought of an afterthought here. I don't have any really dainty stories, just some recollections and thoughts on what Thomas did for us and how important he was and will continue to be. I will speak in Estonian first, and I will try to give you a synopsis in English. Täna tuleme austama ja tänama piiskop Toomas Vaga. Võib-olla ta ei teadnud, kui tähtis ta oli meie kogudusele. Sellel ajal meil oli vaja tema kõige rohkem. Ta tuli tagasi Seabrooki ja hoidis meie kogudust koos. Kogudus on jäänud palju väiksemaks, aga ikka pidame teenistused ja ootame nende teenistuste jaoks. Toomas, Airi ja Markus teenivad meid ja meie õhud on paremad selle pärast. Kui
mä lähden kirkossa, mä odotan Tuomasin juttusi. Viikin salmi, ja se salmi on yksi, missä mä olen kuullut, ei tiedä kuin Mikko Portailla. Aga mä kuulen mitä ja se on väga põnev mulle ja sellepärast tahangi kuulda neid jutusid. Või kui ta hakkab rääkima ühes sõnas ja läheb edasi, ütleb, et see on tulnud kreeka keeles või ladina keeles ja siis läheb ja ütleb, et kuidas see on muutunud üle aja ja kuidas on kasutatud nüüd. Iga inimene ei saa seda teha ja see oli ka mulle väga põnev. Toomas ainult ei tulnud meile teenistuste jaoks, aga tegi mitmeid matuseid, liiga palju matuseid. Me kõik jääme vanemaks ja meie vanemad on surnud ära, see aeg läheb edasi. Aga ikka ta tegi kodu külastused. Ja ma ikka mälestan, kui käis minu isa juures tema viimse päevadel. Istus tema voodi juures, rääkis pikalt ja lõpus andis talle rahu. Ja see oli väga tähtis. Hiljem tegi samuti minu emaga. Ja see oli mulle ka tähtis. Aga siis ükskord minu vend suri ära. Ja ta oli minu hea sõber ka. Siis ma rääkisin Toomasega, mis on minu südamed hea. Toomas ütles, et meil räägi temaga. Ma mõtlen, et kõik. Mul ei tulnud see midagi, mis lähed rääkida, mis on, ma ei saa rääkida. Ma ei ütlen midagi, aga ma nägin tema silmade ees, et ta naerab. Ma sain aru. Ma rääkisin oma vennaga ja mõni nädal hiljem oli palju parem. Aitäh. Lõpuks tahan tänada Toomast, et tõi Airin ja Markust meie kogudusse ja meie elusse. Airin, meil on hea meel, kui sa tuled, sa alati paned meid naerma ja ma loodan, et sa ikka tuled meid külastama. Ja Markus ta annab meie kogudusele natuke energia. Me oleme vanaks jäänud ja tema on palju noorem, aga ta annab energiat meile. Ja tema üks aasta oli natuke rohkem üks aasta tagasi ja minu uued abielus. Ja Markus tuli ja oli väga hea sellega, oli mere ääres väga ilus päev. Tahan täna öelda, et minu pojad 2 päeva tagasi ja tema abikaasjad sai endal on üks väike tütar. Ja aitäh selle eest, mitte tütar eest, aga et sa panid neid kokku ja aitasid selle eest. Aga Toomas, sa ei ole kuulnud küllalt su pika töö eest, et aitäh. Ja sa oled teinud nii palju kõikid meie teavad, mis oled teinud oma jälletamas. Siidruki koguduse poolt, Eesti koguduse poolt, Siidruki Saksa koguduse poolt. Ta pidas 2 teenistust iga koguduseks. Ja tead, oli meie juures ainult 2,5–3 nädalat tagasi ja pidas teenistus ja laulas kõik oma osad, võib-olla ta istus rohkem, sai üles mõnikord, aga sai väga ilusti kõik sellest läbi. Ja minu pere poolt ja kõik tahan tänada, me ei saa öelda see suur aitäh sulle, nii palju korraga on vaja. Rahustama. Aitäh. Just to say quickly that Thomas, well, he came to Seabrook originally when he came to the United States. Spent some time there, and he's going to be coming back to us. That's where he's going to be buried. We're happy
cemetery, I like to say, is very beautiful. It's well maintained, and maybe that's one of the attractions to it. But he also wanted to come home. He always considered himself to be a Seabrook boy or a Seabrook voice. But I said that he was instrumental in keeping our church together when we had lost our pastor. Our congregation started to dwindle, and through phone calls and even phone calls telling me that you have to do it, somebody has to do it. You know, it's like the Three Stooges where they asked for a volunteer, everybody stepped back, I was still standing there, so I got volunteered. But it was instrumental in keeping me there where I was ready to give it up. Everyone has to feel appreciated, but we're not going to go into all that right now. When he gave his sermons, I thought they were very interesting. He always brought something to light. They maybe heard that Bible passage time and time again over all the years, but he brought something new to the table, and that kept my interest.